Tere tulemast siis tiimi tooteõhtule. Tere! Nagu te hommikul panite tähele, siis täna on teisipäev ja ikka veel juulikuu. Yes. Ja täna me pidime rääkima uutest toodetest, mis mõni alles jõudis siia Euroopa turule ja Eesti turule loodetavasti jõuavad ka kuskil poole aasta pärast või aasta pärast. Teatavasti siis neid me saame Poola turult ja me oleme siin intensiivselt tegelenud Poola transpordi otsimisega ja oleme leidnud väga vinge lahenduse. Eriti Talis on tegelenud väga. Tõenäoliselt me ootame nüüd, selleks on meil vaja ka Poola telefoninumbrit ja selle telefoninumbri me saame teisipäeval. Nii et ühesõnaga meil on lahendus olemas. Ja tõenäoliselt hakkab see ikkagi tulema hästi kiiresti. Ja tuleb otse Tartusse. Nii et ülivinge lahendus, kui keegi tahab kunagi kuulda sellest transpordist, siis väikse raha eest jagame muljeid. Aga et selle Poola tellimuse siis tõenäoliselt me teeme siis teisipäeva õhtul, et siis kui on see telefoninumber olemas, sest enne ei saa teha, enne kui on telefoninumber olemas. Et siis ta läheb nüüd küll järgmisse kuusse, aga alustame siis kõigepealt uuest tootest, mida me oleme ka tegelikult enne Venemaa lukku minemist oleme Venemaalt ostnud, aga nüüd on ta siis olemas ka Poola lehel. Me oleme väga rõõmsad, kui me seda avastasime, et see Poolas saataval on. Ja tegemist on siis maksapuhastajaga. Et Sille, võib-olla sa natuke räägid seda, et mis on need põhilised, ma vaatasin tegelikult, et Eesti turul müüakse meeletult palju maksapuhastajaid igasuguse hinnaga. No see on samamoodi, et mine apteeki ja ostad C-vitamiini, et ma ei tea, et sa saad sealt tähetolmu ja riisipulbrit ja kõike või näiteks ma tean, et üks kolleeg mul ostis rauatablette 1 euro purk, 100 tabletti 1 euro. Te võite arvata, kui palju see rauda sees on. Aga et võib-olla siis natuke tutvustab seda, ma räägin meie suurepärasest Nutrilite'i maksapuhastajast. Et esiteks ma panin kirja mõned faktid. Et üks asi, et tänapäeval on see üsna oluline fakt, aga mitte kõige olulisem fakt muidugi, aga ta ei sisalda loomseid komponente, nii et ta sobib ka veganitele. Miks see maksapuhastaja on oluline, on sellepärast, et maks on väga tähtis organ ja ta on tegelikult tohutu koormuse all, sest samaaegselt osaleb ta üle 500 kehafunktsiooni töös. Kujutage ette, 500 funktsiooni korraga on tal vaja teha midagi. Siis ta on pidevalt töötab 24/7 ja ta on kõige suurem siseorgan inimesel. Ja kuna ta on nii suur organ ja tema funktsioon on ju puhastav funktsioon, siis ta tegelikult on üks peamine inimese tervise ja heaolu mõjutajatest. Et see maksa tervis, et mis seisus on inimese maks. Ja maks siis, nagu ma ütlesin, et puhastav funktsioon, tal filtreerib mitte ainult selle, et mida me sööme ja joome selle seest, vaid ta filtreerib välja ka ravimid ja igasuguse saaste, mis meile peale langeb või mida me sisse sööme või mis iganes. Et põhimõtteliselt ma jõudsin järeldusele, et maks töötab nagu e-spring. Halva filtreerib välja, aga kõik hea jätab sisse. Et sama funktsioon nagu e-springi, filter, veefilter. Et kõik kahjulikud ained võtab välja ja kasulikud ained jätab sisse. Ja mis siis selle maksapuhastaja sees on? Igasugused häid huvitavaid asju. Loomulikult kõik taimsed komponendid on siis Nutrilite'i sertifitseeritud farmidest. Ja esimene komponent on siis piimohaka ekstrakt, mis ühtepidi kaitseb maksa ennast ja siis toetab kõiki neid puhastavaid funktsioone, mida maks täidab. Samas on piimohakas ka selline, tal on selline seedimist ergutav toime ja ta aitab kehal ennast puhastada. Nii et ütleme, et Healthpointi toetajana on ta ka väga hea siis toidulisand see maksapuhastaja. Siis on seal sees veel kurkumi ekstrakt, mis samuti maksa tervisesse panustab ja ütleme ka rakkude tervist, et kaitseb rakkusid siis oksudatiivse stressi eest.
ja mis kolmas komponent on minu meelest väga tore, mina tahaks näha seda põldu tahaks mina näha, kus seda komponenti kasvatatakse, sellepärast, et kolmas komponent on võilillejuur ja võilillejuures tema põhiline funktsioon on siis see, et ta soodustab ja toetab tervislikku seedimist või head seedimist. Nii et võt sellised komponendid on meie maksapuhastajas, üks tablett 2 korda päevas on soovitatav võtta koos toiduga. Nii et see on üks super toidulisand. Ja partneri hind tuleb siis koos transpordiga 34 €. Et üks selline hea, ütleme, fakt oli ka see, et see sobib väga hästi ka kaalulangetuse juurde. Maksapuhastaja. No, et see selles mõttes, et kui Venemaal näiteks tehakse seda, Venemaal on Helppoint ei ole, seal on Detox, on ju, või oli Detox, siis seal oli maksapuhastaja oli üks kohustuslik toidulisand. Ja, sinna, nagu see, mis sinna komplekti käis. Et me oleme väga rõõmsad, et see maksapuhastaja tuleb. Ja, et Helppointis aitab see ka kindlasti asjale kaasa. Ja, aga läheme edasi. Järgmine toode, millest te olete tegelikult juba kuulnud, aga olete näinud, aga ei ole maitsnud, aga meie oleme juba seda nüüd tükk aega võtnud ja äkki olete maitsnud? Ei ole keegi saanud. Kindel, jah? Muidugi ei ole. Me oleme nii kadedad, et me ei anna lihtsalt. Ja siis täna selgus, tegelikult kui me täna lugesime siit pealt uuesti, siis selgus, et tegelikult peab võtma 2 seda sellist punni. Ja, näete, suhke näeb välja. Ja see on nüüd siis see ilu. Beauty you glow. Ja siis kuna Kaisa tegi mulle komplimendi, et ilus ja särav on välja, siis tegelikult on niimoodi, kuna me võtsime ainult ühe, siis ma ei oska nüüd öelda, kas on ainult meil beauty või meil on ainult glow. Aga tänasest me hakkame 2 võtma ja äkki siis on beauty ja glow mõlematel. Ja see toidulisand toetab siis juukseid, küüsi, nahka. Nagu te näete, granaatõun on sees. Ja, granaatõun on sees, C-vitamiin on sees, B-vitamiini on sees. Ja Kuulge, kas teistel ka pilt kokku jooksis või? Jooksis, jah. Jah, vitamiini pilt on nagu eelmine on veel ees. On jah, okei. Jah, pange uuesti äkki see uus, vaat, kas ta tuleb. Vaatame. Eelmine. Nüüd on või? Oota kohe. Teeme siis uuesti. No nüüd. Jah, olemas. Nii soodne. Sellepärast Kaisal läksid, kulmud läksid kuidagi pikaks ja see selliseks ilusaks, jah. Et ma vaatasin, et huvitav, et vaatab siis maksapuhastaja toodet ja me räägime ikka mingist ilutootest, on ju. Mingist beautyst ja glowst. Et ühesõnaga, siin on sees ka kollageen ja see kollageen, kuna kollageen ei ole taimne komponent, siis ta ei ole vegan. Nii et see toode ei ole. Öelge kollageen kummikommisus. Jah. Nii et. Väga hea on muidu. Räägi midagi, muidu ma räägin täis suuga. No mul on ka komsus. Et väga hea marja maitsega, nii et super ja 2 tõesti 2. Me oleme siiamaani 1 võtnud, nii et me järgmine kord püüame paremad välja näha kui täna. Ja lisaks sellele siis paljud on juba tellinud ka teisi tooteid. Saate siis Poolast tellida Immunot, mida soovitatakse ka võtta 2 kummikommi päevas. Siis on kindlasti Kaisa lemmik on Sleep. Et meil on olnud siin mõningatel partneritel, et nad on hakanud võtma ja nagu ei jää vist magama või mingit sellist, et seda tuleb siis lihtsalt veel proovida. Ei, no ta ütleski, et ma arvan, et mingid muud asjaolud olid, et võib-olla on üli erutatud. No, aga võtku 2 tükki siis. Jah. Mina olen võtnud. Mitte elan. Jah, aga tundub, et sa elad. Tundub, päris hästi elan. Päris hästi elad, jah. Jah. Siis on lisaks sügisest kindlasti soovitame fookust võtta selleks, et kui tuleb jälle need, kes eriti koolitööd või mingit õppetööd teevad,
et seda võtta ja Poolast loomulikult me saame tellida ka nüüd XS-i, sellepärast, et Sest nüüd ei ole kaaluga probleem. et kui ma ütlesin need kilod ära, siis transpordifirma juht ütles küll, kuulge, siin ei ole küll kilo. Meie jaoks on see väga väike. Meie jaoks on need väga väiksed pakid, et me oleme harjunud suurtemate pakkidega, nii et saab olema väga vinge ja lihtsalt see logistika tuleb korralikult paika saada. Siis jõuab kaup kiiresti kohale. Ja, et me peame natuke süsteemi õppima lihtsalt, et kuidas see täpselt veel käib. Et ma saadan selle Poola tellimuse info, saadan lähipäevil meili peale, seal on ka kõik hinnad ja siis praegune tähtaeg peaks olema teisipäev, ma täpsustan selle veel üle, teisipäev just sellepärast, et meil on seda Poola numbrit vaja. On ju. Et kui kellelgi on Poola telefon, siis võib parem anda, aga et meil ei ole seda Poola telefoni. Ja, et kui teil on keegi Poola tuttav, kellel on telefon ka. Ja. Et samamoodi sealt Poolast saab tellida glükosamiini ja palmetot, sealt tuleb soodsam, aga me tegime selle tellimuse nüüd eile ära, et selle Läti tellimuse saame kindlasti sel nädalal kätte. Ja kuna me seda Poolat veel nii kindlalt ei teadnud, sellepärast me ei julgenud seda Läti tellimust edasi lükata. Aga et nüüd, kui veel rääkida toodetest, siis sinul oli üks mingi vau-efekt oli. Rääkisid midagi, et ma pean sellest rääkima. Nüüd mul läks Sa ei hoiatad nii vette praegu. Ja mul läks see nüüd meelest ära, aga ma natuke mõtlen, võib-olla mul tuleb. No aga siis leiuta midagi hästi kiiresti. Minul on ka, ma pärast siis jagaksin. Ei, aga jaga sa kohe, siis sel ajal tuleb meil meelde. Selge. Täna oli päris kiire päev ja hakkasin toimetama köögis ja me oleme tagantjärgi targad, ma ei teinud enne ja pärast pilti. Mul on üks selline mälestusväärne soolavakk ja ta oli ära pandud ja ta ei näinud selline välja. Aga ma hakkasin kohe, oled koleerikust harjunud kiiresti, hakkad puhastama. Ma võtsin selle traattarja, mis on meil siis meditsiiniline traattari, aga te näete, ta ei ole enam ilus. Eks? See on hästi sobiv praegusel perioodil kartulite puhastamiseks ja ma nühkisin selle soolavaka täiesti puhtaks. Ja teine kassin lilli ja võtsin orhidee siit potist välja. Nüüd ma sain natuke pidama. Kui te näete, siis see klaas on siit veel. Ma ei hõõrunud kõike ära. Ja kui ma nüüd selle meditsiinilise terasega siit hõõrun, siis see tuleb täiesti puhtaks läheb, see klaas siit ka. Nii et sellel traatnuustikul on väga palju erinevaid kasutusalasid, kaasa arvatud see, et saate oma kausid puhtaks kahelkivide vahet vannitubadest ja ta on siis meil sellistes pakkides, mis näevad palju paremad välja ja ta on kätele hea. Ma ei näita, et saab ka mööda sukka tõmmata ja ei lähe sukad katki, nii et need ilusad näevad sellised välja. Ja kaunid naised kasutavad seda ka kõrvarõngastena. Minu efekt oli selline, aga enne puhastasin tuttu ära ja siis tuli, et oi, oleks pidanud pildi tegema. Minu poolt kõik. No suurepärane. Toetava vahendina ma veel soovitan, kui on vaasid veerantidega, siis loki ja ätika segu aitab ka super hästi. Lihtsalt korraks üle lasta ja seista ja tuleb ka ilusti ära. Aga käsi sisse ei lähe, eks ole ju, siis siia sain käe sisse panna. Ja mina näiteks seda, meil on see plastmassist eespringi kann, seda ka kogu aeg selle lokäädika seguga. Jälle lased üle, natuke seisab ja jälle lõputad üle, on jälle puhas. Et eks vaata, kui vesi sees seisab, siis ikka läheb. Aga nüüd Talisel tuli meelde, mis minu vau-efekt on. Need on, ma võin teile öelda, need on roostetanud aiakäärid. Aga meil on kaks paari neid kääre. Ja mis mul eile pähe tuli, ma ei tea. Mõtlesin, et need käärid võivad olla ka sellised. Tegelikult need käärid olid täpselt samasugused kui need teised. Eile veel olid need täiesti ühesugused. Näete?
lihtsalt ma võtsin siis, üks asi oli traatnõustik, aga teine asi oli, seda küll enam meil saada ei ole, aga mul on varutud seda endale veel ja ma pean proovima teiste kääride peal mõne teise vahendiga. Võib-olla loki või millegagi, aga ma panin soft cleanserit natuke peale, te mäletate see pasta. Ja hõõrusin sellega ja ma sain täiesti, need aiakäärid on täiesti puhtad. Isegi need lõiketera kohad sain puhtaks, näete, mitte mingit roostet ei ole. Tuleb natuke teritada ja natuke õlitada. Nii et ma teen järgmiseks korraks, siis proovin mingi muu vahendiga, et näete, need käärid on sellised, ma katsetan mingi muuga, siis annan teile teada, kas mislega veel saab. Vot nii, ja nüüd on meil natuke mullane siin laua peal, aga sellest ei ole midagi. Ta ilmselt töötaks ka tavaliste kääride peal, ma arvan. No igasuguse metalli peal. Jah, nii et see mul tuli ja need on tõesti väljas, põhimõtteliselt välitingimustes seisnud kogu aeg, eks ole, väljas teate, meil on ju ilm selline niiske ja tuleb see roostekiht peale ja ma tõesti pean tunnistama, nagu te aru saate, pole ma nii korralikult hooldanud oma tööriistud õlitaks nagu peale kasutamist sisse, aga jah, ikka üks on ikka ühed on ilusamad, eks ole ju. Et kui sul oleks võimalik valida, et kummaga sa tahad lõigata, siis võtaks võib-olla need roostetanud. Võtaks need uued, mis seal on. Ja, mõjuvad uuena täitsa on ju. Jah, võt selline efekt. Ja. Nii, aga kas keegi veel oma nüüd siin suvekuudel on mingist toote vaimustusest? Mina võin öelda küll nii, et see uus XS, see vee maitseline. No see ilma mullita. Jah, see on ikka ülihea palaval päeval. See on nagu, ma ei saa nagu nendest, me oleme seda jaganud ka tegelikult päris palju jälle ja siis ma ei saa aru, inimesed joovad seda ja nad on nagu mäksamoljud vaatavad otsa. Oi, vabandust. Tähendab, mitte mingid emotsiooni ei ole, et ma ei saa nagu aru, et kas siis tõesti ei tule kuskilt mitte midagi. No küll tule. See on nagu uskumatu lihtsalt. Kui seoses selle XS-iga ma just avastasin, et kui kõik teised XS-id on, ma alati ütlen juurde, tarbida külmal, siis see XS mulle meeldib toasoojalt. Ma ei tea, vabandust. Aga see on võib-olla see mulli küsimus. Vaata, kui mulliga jook on soe, siis on siuke... Just, täpselt. Ja vaata, siis ma võtsin, et kehale see soojem on ka võib-olla parem ja... Nii et soojana proovige, jumala hea. Ja kollageeniga. No mõelda. Kõigepealt võtad seda Beauty ja Glow kollageeniga kummikommi ja siis jood kollageeniga vett peale. No vot ei lähe sa ilusaks, ikka lähed küll. Ja, ilusaks ja liigestele on oluline kollageen. Ja, just. Ja mis mul tuli veel meelde, et ma pean jälle kiitma, meil on siin enne ka olnud ja me valmistusime ju suveks, et tellige kõik seda multikaroteeni, et meil juhtus ju nii, et siis kui Eestis see kuumaperiood hakkas, siis sõitsime meie Inglismaale ja kuidagi ja siis tagasi tulime, siis oli veel kuum, aga siis oli koroona ja siis me ei ole nagu väga päikese käes saanud olla ja nüüd me oleme saanud siis olla, aga me oleme kogu aeg võtnud multikaroteeni ja ei kõrbe kuskilt ära, see on ikka täitsa uskumatu. Ma lihtsalt näitan teile, et mul on samasugune. Jah, ma ei tea, kas on näha. No mul on ka näha. 100%. Aga Kaisal on täpselt samamoodi, et Kaisal on ka nii, et Kaisal on käed on pruunid, need on üle õlitatud. Siin on ta multikaroteeni määris peale, võttis kapslist välja. Kusjuures... Ta töötab ise pruunistajana. Ja ma olen viimased 2 aastat võtnud seda multikaroteeni suvel ja viimased 2 aastat, ma ei ole varem, ma ei tea, lapsena võib-olla ma olin nii jumekas, aga vahepeal küll mitte. Ja ei ole maha tulnud, on ju? Ei ole maha tulnud, ei ole ära põlend ja ma ei tea, ma võtan 2 multikaroteeni, kui ma olen õues lauspäikese käes. Tavaliselt võtan 1. See on võib-olla mingi konsultatsiooni koht, aga midagi hullu ta ei tee ja ma ütlen alati, kui keegi ütleb, et kuidas nii jumeks oled, siis ma ütlen, ma võtan multikaroteeni, Nutrilite. Multikaroteeni ei ole päikse käes, rõõmsalt. Jah, no seda ka ja päikse käes tuleb ka olla. Jah. Minu arust on tunduvalt laedam nimi on multikaroteen. Multikaroteen. Jah.
aga lisaks tegelikult eile me Sillega jõime seda. Ja teate, kui hea, et me vahepeal oleme ta nagu täitsa ära unustanud, meil oli täitsa üks plokk ja siis läks nagu külma. Ja mina eile lihtsalt mõtlesime, et joome XS-i, mõtlesin Talisele, et näed Marjoga, et kas sa tahad XS-i? Talis ütleb, et tahab. Ma ütlesin, millist ma toon sulle? Ta ütleb, et suva on ju, et võta ükskõik millist. Ja siis ma mõtlesin, mina alati valin kapi juures, mõtlesin ka, et võtan täna esimese ettejuhtuva ja seda joon, eks ju. Ja mulle sattus esimese ettejuhtuvana siis see ingveri joo. Võtsin, siis jõin, mul oli peaaegu otsast, Talis ütleb, kuule, mis maitsega oli üle tüki aja. Mõtlesin, et tead, ma proovid, siis ta proovis, ütleb, et kuule, täitsa hea on. On ju, Marjo? Tahad sa kommenteerida seda, kui hea on? No ma tegelikult ka üle pika aja võtsin seda, et ma jõin kogu aeg see, mis see teine siin oli, see, mis eelmine, just see ilma mullita. Mulle nagu õudselt meeldib see ilma mullita tegelikult, et aga ei oli jah hea. See ingveri maitse just on seal hästi mõnus. Ja külmana. Natuke kurku läheb niimoodi. Ja. Ja siis ma just mõtlesin selle peale, et viimasel seminaril panite tähele, et kõige suurematel liidritel oli just see ingver oli tegelikult laua peal. Nii et seal Network 21 teab ka, mida on vaja. Ja see on mu isa täielik lemmik ka. On jah. Talle meeldivad kõik XS-id tegelikult, aga see eriti. Ta ütleb kohe, pane ingverit ka, pane ingverit. Ja, tervitame sinu isa siis siin sellega. No võt. Kas keegi veel mingit, nüüd tuleb äkki mingisugune huvitav toode, vaata siin meil oli üks tuttav ütles, et ta kinkis seda. Ja tal on üks tuttav, kes on selline inimene, kellel on kõik olemas, kes kasutab kõik igasuguseid kalleid kaubamärke ja et sa ei oska nagu midagi kinkida ja siis ta lõpuks ütles, et kinkisin siis Signature Select kooriva maski ja kollase dušikeeli. Ja siis kohe mind ennast huvitas, et tagasiside, et helistasin paari päeva pärast, et kuidas on, et kas meeldis, et see on selline inimene, kes ikka nagu igat asja naljalt ei kasuta. Kujutate, ta oli nii vaimustatud, et nii head pidid olema. Siis oli tema rõõmus ja meie olime rõõmsad ja ikkagi äge, et nii head tooted on meil. Tasub anda proovida ja kui siin sünnipäevad või mingid tähtpäevad tulevad, siis loomulikult otsi kingitusi. Ambei kaubamajas on päris suur valik kingitusi. Nii et saab nagu valida. Aga ma arvan, et sellega me tõmbamegi tänase tooteõhtu kokku, et siis oodake siis informatsiooni Poola tellimuse kohta. Ja reedel kohtume juba süsteemi tiimiõhtul, et meil on seal 2 teemavõimalust, et selle me saame ülehomme saame teada. Jah, 4 päevaks klaarime ära, mis teema. Ja, et siis on see, et mis teemaga keegi üllatab. Aga et olge tublid ja kui välja lähete, siis võtke vihmavari kaasa, et Tammsalus juba sajab. Võrus veel ei saja, on ju. Ja Pärnus ka ei saja. Meil ka ei saja. Küll jõuab. Jah, küll jõuab. Ja küll see kuum ka ju uuesti tuleb, nii et ega see kuum taeva ei jää. Aga ilusat õhtut ja olge terved. Ja oli tore teid kõiki näha. Just, samad sõnad. Väga tore, ilusat ja rahulikku õhtut kõigile. Nägemist. Tänavat olemist.